Tere tulemast saatesse Miks Iisrael? Selle saatesarja mõte on arutleda süvitsi erinevaid Iisraeliga seotud teemasi ja käsitleda just kristlase jaoks põletavaid küsimusi, olgu need ajaloolised, faktilised, teoloogilised või hoopis prohvetliku perspektiiviga ja tänapäeva sündmustikuga seotud. Minu nimi on Hanna Kerli-Kippel ja täna on minuga vestlemas Nõmme baptisti koguduse pastor Veiko Võsu. Tere, Veiko! Tervist! Alustame kohe algusest. Esimene küsimus, mis vist iga kristlase jaoks kerkib üles, on miks Iisrael? Miks me üldse peaksime kristlastena rääkima Iisraelist ja mis on selle kauge paiga seos meie usuga? No see on nii põhjalik ja tegelikult sügav küsimus, aga võib-olla kui me läheneme lihtsalt, siis ütleme nii, et Jumal võttis ühe rahva ja ütles, et ma hakkan teiega toimetama ja me hakkan näitama ja ennast esile tooma läbi teie. Ja see on juudi rahvas, keda me täna teame ja Iisrael on see maa, kus nad on kokku saanud täna, aga nii nagu piibel ka räägib sellest, et Jumal tegi ühe valiku ja see on tema rahvas, ta on endale selle rahva võtnud millegi pärast ja võt, sealt nüüd hakkab kõik asi hargnema nagu suures pildis. Et miks ta selle rahva valis? No me saame seda küsida siis, kui me oleme taevas ja uurida tema käest, et miks just see rahvas ja miks ta selle valiku tegi. Mida sa vastaksid inimesele, kes sulle koguduses tuleb juurde ja ütleb, et aga see, millest sina, Veiko, räägid, on piibli Iisrael. Tänapäeva Iisrael on hoopis teistsugune Iisrael. Kas nende kahe vahel üldse on seost? No kahtlemata on. Esiteks juba see, et kui prohvetid räägivad sellest, et Iisrael tuleb oma maale tagasi, räägivad sellest tuhandeid aastaid ennem. Ja siis täna me ju näeme nende prohveteeringute täitumist. Oleks ju üsna kentsakas rääkida eestlastest, et kunagi siin mingi rahvas oli ja nad olid eestlased küll, aga täna nad on siin ka, aga nad ei ole need eestlased. Loomulikult ei ole nad need eestlased, ja samamoodi ka võib Iisraeli kohta seda öelda, see ei ole see rahvas, aga nad on nende järglased. Ja ilmselgelt nad on pidanud kogu seda Jumala poolt antud käskude kaskaadi ja nad on selles desporaas, kus nad on väljas elanud, nad on hoidnud seda, mida Jumal tegelikult andis läbi prohvetite, läbi Moosese. Väita seda, et see ei ole see Iisrael, on, ma ütleks, küüniline. Jah, tegelikult võiks öelda, et isegi ajalooliselt ebatäpne. Järgnevates saadetes me käsitleme süvitsi just kaasaja Iisraeli seoseid piibli Iisraeliga ja neid ajaloolisi ja ka teoloogilisi tõendeid, aga tõesti tegelikult neid tõendeid on palju. Et võiks öelda, et inimene, kes niimoodi väidab, ei ole tutvunud piisavalt ajalooga ja ka tegelikult teoloogiaga. Aga kui sa vaatad nüüd pastorina kogudust laiemalt, kuidas sa näed seda teema käsitlust? Peale vaadates tundub, et see on väga vastakaid arvamusi tekitav teema, et ühelt poolt on inimesed, kes tundub väga tuliselt toetavad Iisraeli igal võimalusel, kannavad juudiusu sümboleid, käivad ja reisivad Iisraelis tihti ja teiselt pool on inimesed, kes kas üldse ei seosta ennast sellega või hoopis võib-olla räägivad selle vastu, et Iisraeliga ennast seostada. Et kuidas sina seda tänast olukorda koguduses näed? Kas see teema on koguduse jaoks nagu piisavalt avatud või kas sellest räägitakse piisavalt palju? Ma arvan, et räägitakse liiga vähe ja põhjusi ma ei oska võib-olla selles mõttes muud välja tuua, kui puudub teadmine või siis ka ilmutus. Iisraeliga käib kaasas, kuna Jumal ilmutab ja toob esile oma, kui me sõnagi loeme, siis tegelikult Jumal avab selle sõna ja samamoodi on ka, see on ilmutuslik teadmine, me nimetame seda ja samamoodi on ka tema rahva osas.
on inimesi ja ma olen palju kohanud selliseid, kes on olnud kas neutraalsel seisukohal või ka täitsa võiks ütelda vaenulikul seisukohal Iisraeli suhtes ja kui nad on käinud ära, ma olen väga paljudele soovitanud, minge käige korraks Iisraelis ja käige Jeruusalemmas, käige nendel tänavatel ja saage osa sellest, mitte sellest ajaloolisest kivist seal, küll aga sellest vaimsusest, mis seal kohapeal on, et sa tajud, et Jumala silm on tõesti selle paiga peal. See on midagi, mida peab kogema. Nüüd, ja need inimesed, kes on selliselt käitunud, nende arusaamine kardinaalselt muutunud, et selline ilmutuslik osa on selles meeletult oluline. Mina soovitan kõigile, et esiteks koha peal käia, aga teiseks ka paluda, et Jumal avaks selle teema, sest et nii nagu paljude teiste teemadega selles raamatus, mis meil siin laua peal on vaja Jumala püha vaimu ilmutust ja avamist, nii ka sellega. Nüüd see on see, miks võib-olla ka vähe räägitakse nendest teemadest, ei ole sellele niimoodi tähelepanu pööratud. Aga sa küsisid oma küsimuse alguses, et on palju inimesi, kes on hästi äärmuslikud ja me teame sellist liikumist nagu uusjudaism või ma ütleks, et see on äärmuslik ja kas sellega peaks tegelema, ma arvan, et mitte. Sellepärast, et me näeme seda, et Jumal saatis oma poja Jeesuse Kristuse, kes on esiteks juutide messias. Me peame seda väga täpselt teadma. Ta tuli juutidele. Ta ei tulnud paganatele, eestlastele, venelastele ja teistele rahvastele. Ta tuli kõigepealt juutidele. Ja kui messias on tulnud ja messias on oma töö teinud, siis mis õigusega meie siin ütleme, et me läheme vanasse testamenti tagasi. Paljud hakkavad ja on ju liikumisi lausa, kes ohverdavad täna loomi. Mis on tegelikult ju täiesti, ütleme siis, Kristuse taas risti löömine. Et see on väga karm lugu. Sellest peaks tõsiselt hoiduma. Ja tegelikult, kui me piiblist loeme, siis Kristus on ju selle Iisraeli tõotuste täitja. Ta ütleb, et ma ei ole tulnud tühistama prohveteid ja seadust, vaid seda täitma. Ta täitis selle, mida rääkisid siis vana ja prohvetid ennem ja ütlesid ja mis on viited pidevalt tulevad ette, et tuleb üks, eks ju, ja kes Mooses räägib sellest, tuleb keegi, eks ju, minu sarnane ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja Kristus tuli ja maksis hinna kogu inimkonna eest. Aga ma tahan seda väga rõhutada, et kõigepealt tuli ta juutidele. Ja see on väga-väga oluline. Nüüd teistpidi mõeldes seda, et Kristus on tulnud, et tema on nüüd 2-1 teinud ja me räägime siin nüüd ikkagi ainult sellest, et kogudusosad väidavad seda teiselt poolt nagu siis nurgast, et kogudus on see, kes on asendanud Iisraeli. Ei ole, tõsi. Paulus räägib sellest väga selgelt. Ja ma arvan, et me selles saates ei lähe põhjalikult nendesse teemadesse sisse, sest me lihtsalt ei jõua neid käsitleda teistes saadetes võib-olla rohkem, aga ma mõtlen järgnevates. Aga see, et Jumal ei tegeleks täna oma rahvaga ja selle ajaloolise Iisraeliga, kes täna Iisraelis on, ei vasta kuidagi kuskilt otsast tõele. Jah, see on tõesti, me näeme Jeesuses seda, et ühtepidi, nagu sa ka ise kirjeldasid, et ta ei ole kunagi tühistanud oma juudi identiteeti ja kui sa süvened tegelikult pühakirja, sa näed, et nii kuidas see algas Iisraeliga, et Jumal valis ühe rahva, see tegelikult ka profeteeringutes lõpuaegade suhtes tegelikult ta läheb tagasi Iisraeli ja mis võib-olla paljudele kristlastele on ka peidetud, on see, et Iisraeli füüsiline taastamine on etapp selles, et tegelikult Iisrael vaimselt siis jääk Iisraelist pöördub Kristuse poole ja see on see, kuhu nii-öelda messias tuleb tagasi valitsema. Ehk siis ta on nagu selle lõpliku päästeplaani osana just sellisel kujul, et ta peab ka füüsiliselt saama taastatud. Et sellised, ütleme, see selline nagu läbiv Jumala loo joon tundub, et on nagu ära kadunud siin vahepeal.
Aga ma korra hüppan tagasi selle teema peale. Veiko, sa mainisid siin sellist terminit nagu ilmutuslik teadmine, et ka Iisraeliga seotud teemad on midagi, mida tegelikult püha vaim saab meile avada. Ja ka minu enda kogemus tegelikult on selline, et mina olin pigem, ma ütleks, palestiinlaste toetaja, sest teemaga tutvudes ma olin tollel ajal ülikoolis, õppisin poliitikateadusi ja teemaga tutvuses ma vaatasin peale ja mulle tundus üsna selgelt, siin on kannatajad ja siin on kannatuse tekitajad ehk siis Iisrael ja loomulikult ma olin nende nõrgemate poolt ja tuliselt tegelikult sellel poolel kuni selle hetkeni, kuni mul oli üks kogemus, kus ma kohtusin ühe holokausti ellujääjaga ja tegelikult seal ei olnud mingit veenmist. Ta lihtsalt, see oli üks eriline kohtumine, kus ta jagas veidi oma lugu, aga minu sees nagu vaimus midagi avanes selle peale ja korraga ma tajusin isa armastust Iisraeli vastu. Mul oli ühe hetkega sees sügav teadmine, et Iisrael on Jumala esmasündinu, et Jumalal lugu Iisraeliga ei ole läbi, vaid see kestab, ta on taastumas ja alles tegelikult välja tulemas, mis see lugu on. Kuigi Jeesus on tulnud ja ütleme, Jeesus on loomulikult peamine maailma päästjana nagu peamine tegelane selles loos, aga et isa läheb veel tagasi oma esmasündinu järgi ja tõesti, see oli üks ilmutus, mis minuni tuli. Kuidas sina näed, kas see ilmutus on mõeldud kõigile? Ja ma arvan, et see ilmutus on mõeldud kõigile kättesaadavaks, eriti loomulikult kristlastele, kes me oleme ju Kristuse poolt lunastatud, uuesti sünnitatud, elavaks lootuseks ja nii edasi, meie identiteet on taevalik ja me nimed on kirjas eluraamatus ja nii edasi. Nüüd, võt, kui seesama Jumal, kes meid on lunastanud, on rääkinud ühest rahvast, siis ma ütleks niimoodi, et alandliku meelega tuleks minna tema ette ja ütelda ja küsida sedasama ilmutust, millest meil ennem juttu oli. Et Jumal, palun näita mulle. Sest et vastupidiselt, nii nagu sa rääkisid enda kogemuse põhjal, ongi see, et mul on asjad selged ja ma tean, kuidas asjad on selles maailmas. Ja see teatud mõttes nagu sulged selle võimaluse, et Jumal võiks sulle kõneleda. See tegelikult ei puuduta ju ainult Iisraeli, see puudutab paljusid muid teemasid meie eludes üldse. Samamoodi, kui me läheme alandliku meelega tema ette ja ütleme, issand, räägi mulle, räägi läbi oma sõna, räägi läbi oma vaimu, mis kinnitab seda, mis sõnas on kirjas või avab seda pigem, siis ma arvan, et me oleme õige suhtumisega. Et öelda, et ma tean, kuidas on ja samamoodi nagu sa mainisid, et ülikoolis räägiti ja keegi ütles ja nii on, ja ma võtan selle lihtsalt külmalt omaks, jällegi, see on teatud mõttes selline, võiks ütelda lausa uhkus või ka ülbus lausa, et Jumala ette tuleb minna alandliku südamega ja küsida tema käest. Ja kui see teema, mis parasjagu on, jällegi ma võiksin tuua siin mingi paralleeli näiteks, et mu elus on mingi kuum kartul, millega ma tegeleda väga ei taha. Ja ma ütlen lihtsalt, et võtan omaks selle, et nii ma lihtsalt olen. Ma olen selline inimene ja ärge tulge minule rääkima, et ma võin muutuda või saada teistsuguseks. Ma panen sellega absoluutselt barjäärid ette, ennast kinni ja ma keeldun tegelikult Jumalaga koostööst või sellest, mida ta võiks mulle avada. Ja see on praktiline viga. Samamoodi on ka selle ilmutusega, et Iisraelist läheme Jumala ette ja küsime, issand, räägi mulle. Ja see on nii hea ja see südamehoiak on tõesti, ma usun, võtme küsimusega selles asjas ja tegelikult ütleme mingist hetkest, ma mäletan ka seda, et kui ma siis
pärast seda ilmutust võtsin piibli kätte, korraga ma nägin, et terve see raamat on kirjutatud Iisraelile. See on kirjutatud juutide poolt ja nagu sa ka alguses mainisid, et ta on esmalt, ka Paulus ütleb selle selgelt välja, et see on esmalt juutidele. On Kristus tulnud, see lepingud või tähendab sõna anti esmalt juutidele. Et nii kummaline on, et see on lihtsalt kinnitab seda, et see on vaimne asi, et kuidas üks tänapäeva kristlane võtab selle sama raamatu lahti ja ta nagu ei näegi seal sõna Iisrael, ehkki terve piibel on Iisraeli täis. Et see tõesti on, need on niisugused ilmutuslikud küsimused, kus on, Jumal saab meie südame hoiaku ja igatsuse peale tegelikult tegutseda. Et ma tahaksin veel seda sinu käest küsida selles teemas, et sa mainisid siin nii-öelda selliseid äärmuslikke hoiakuid ka, et tõesti inimesed, kes mingis mõttes eksivad ära sellesse Iisraeli teemasse ja nagu sa ütlesid, tegelikult pöörduvadki tagasi judaismi ja Vana Testamenti, eriti tegelikult ka Iisraelis olles elanud seal ise, siis ma nägin seda. Ma nägin kristlasi, kes tõesti nii-öelda lõpuks jõudsid sinnani välja, et Uus Testament on vale tõlgendus üldse ja lõpuks muidugi see jõuab sinnani, et Jeesus ei olegi õige messias, et kus seda nagu tõendust otsida, et mida sa nendele inimestele nagu ütleksid, et kes võib-olla nagu on ära tunnetanud need sügavad juured ja tahaksid nagu süvitsi minna teemaga, et kuidas mitte ära eksida selles teemas? No see on vist mitte miljoni, vaid miljardi dollari küsimus, et kuidas ära mitte eksida. Ma arvan, et üks kõige lihtsam nõuanne sellises momendis on jällegi seesama alandlik süda. See, kuidas sa lähed ja küsid, Jumal, ilmuta mulle, näita mulle teed ja tõesti ma näen, et inimestel on teatud mõttes nagu vajadus, seal on kuuluvusvajadus, seal on mingisugune ka teatud mõttes teadmise vajadus, jälgimise ja ka järgimise vajadus ja kõik see. Aga kui me oleme selle allutanud Jumala vaimule ja palunud, et püha vaim avaks meile need asjad ja juhiks meid, siis ta juhib. Aga ta juhib alandlikku meelt. Ma olen sellest viimasel ajal eriti tõsiselt aru saanud. See, kui keegi läheb ette kavatsetult, et nüüd Jumal sinu sõnast ma siin tõestan ja võtab ise selle Jumala positsiooni teatud mõttes, siis ta eksib seal ära. Ja eksib ära nagu paljude nende lugudega. Ma tean, siin on need, Allan Kroll on teinud saate sabati võitlejatest ja erinevatest inimestest, kes lähevad lihtsalt sellesse, mida piibel ja eriti siis väga selgelt Uus Testament ütleb ja lausa hoiatab ja räägib sellest, et Kristus on kõigest täitnud ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Me ei hakka jälle nendesse teemadesse süviti minema, aga see äraeksimine tuleb tihti peale just sellest samast sellisest uhkest hoiakust. Ja sellest tuleb hoiduda, sest et me teame, et saatan langes tegelikult just selle sama hoiaku ka või hoiaku tõttu. Uhkus, ülbus, iseteadlikkus, selline, mina tean, kuidas asjad käivad. Ja see on väga ohtlik. Sellest tuleb lihtsalt eemale hoida. Alandlik süda on lühike vastus. Ja, see on väga, väga tabav vastus, ma usun, ja tegelikult sinna on ka sisse põimitud see, et küsimustes, millest aru ei saa, võiks nõu küsida. Et küsidagi oma pastorilt, küsida kelleltki, kes on võib-olla tutvunud, muidugi eelkõige oma karjaselt, aga see on väga, väga oluline asi. Me oleme rääkinud siin sellest, et Jumal ei ole ümber mõelnud Iisraeli osas, ta ei ole oma lepingut tühistanud ja seda ütleb tegelikult nii Vana kui Uus Testament kinnitab, et see leping kehtib. Aga ometi on meil täna reaalsus, kus tegelikult enamus Iisraeli ei tunne Jeesust, ei ole ära tunnetanud tegelikult evangeeliumi tõde. Et kuidas sa nagu seda teemat tajud, et ühtepidi see leping kehtib ja teistpidi ei ole nagu see kas mingi peatükk nende jaoks avanenud või et kuidas sa näed kristlaste rolli tänapäeval nagu seoses Iisraeliga?
Ja no vot, see on, Paulus räägib sellest, et ta on oma äravalitud rahvale teatud mõttes ju katte silmad ette jätnud siis Jumal ise. Ja täna on paganate aeg. Me veel elame paganate ajas, ehk siis need rahvad, kes ei ole Iisrael ja Paulus räägib sellest, kuidas ta teeb ka pagana rahvaste kaudu oma äravalitud rahva kadedaks ja nii edasi ja nad tunnevad lõpuks ära oma messi ja kõik nii. Ma ühelt oma sõbralt, kes on juhtumisi juut ja juudi usku küsisin, või me oleme Jeesusest rääkinud ja nii ja ta on väga suure huviga kuulanud ja vaadanud ja ma ei tea, võib-olla ta isegi on Jeesusega rääkinud nagu palves. Ma seda ei tea, aga ma näen, et ta vahel saadab mulle videoid sellest, kuidas keegi pastor räägib ja siis ta kuidagi väga on sellega kaasas. Aga siis ükskord oli meil üks tore jutuajamine ja ma rääkisin jällegi Jeesusest kui ka nende siis juutide messiast. Siis ta ütles mulle, teada Eiko, et me oleme selles ühte meelt, et messias tuleb. Ja siis, kui messias tuleb, siis ma tahan tema käest küsida, kas sa oled siin ka varem olnud? ja see on juutide selline nagu ligi või nagu mõtteviis ja selline lähenemine asjadele, kes on avatud. Ja nii on, et Jumalal on ajad ja ajastud ja kui ta ütleb ja räägib oma sõnas, et täna on kate nende silmade ees, siis meie osa kindlasti on ka sellised vestlused ja paljud ka, kes on ju pöördunud Kristuse poole ja me teame neid messiaanlike juutide nime all. Aga lõpuks ma usun seda, et Jumal ise kõnetab neid. Ta kõnetab läbi koguduse kindlasti, nii nagu Paulus sellest räägib ja erinevatel viisidel, aga lõpuaegadel on tal mingi oma lugu veel nendega. Ja ma tahan nagu ühe asja ütelda siin, et seesama, nagu millest me ennem ka rääkisime, et selline alandlik meel ka meil pagana rahvastena Jumala ees, et kui Jumal tegeleb täna meiega, siis võtame seda väga tõsiselt. Ja kui ta siis ühel hetkel tegeleb taas oma rahvaga või selle ära valitud rahvaga, et see on tema plaan algusest peale. Et meil siin väga palju nagu sõna võtta oleks lihtsalt liiast. Ma mõtlen üldiselt, et oi Jumal, sa peaksid nii tegema või sa peaksid naa tegema. Meie asi on uurida Jumala sõna ja paluda, et ta selle avaks ja siis olla tänulikud selle eest, et mida ta on meile ilmutanud ja mida ta meil on lahti teinud. Ja kui meil täna on see koht, et kuulutada kõigile rahvastele evangeeliumi, kaasa arvatud ka juutidele, no siis teeme seda. Aga mõistame ka ühtlasi, mida Paulus räägib ja oleme sellise alandliku meelega selle koha peal, et see, mis tuleb, me ootame seda iseenda jaoks ja me ootame seda ka Iisraeli jaoks. Kuidas sa mõistad seda, mida Paulus ütleb ühest uuest mehest või ühest uuest rahvast, et mida see tähendab? No Kristuses ta liidab meid kõiki üheks. Ja see ongi see, et me oleme vaimus lõpuks üks rahvas. Ja täna ka tegelikult ju, kes me oleme Kristuses, me oleme temas ja temast tuleb uus. Nüüd see lõplik, kuidas see kõik lõpuni välja hakkab paistma, no eks me siis näeme, kui see aeg sealmaal on. Aga täna me saame ütelda seda, et kui Jumala vaim elab minu sees, ma olen Kristuses lunastatud, see ei ole mitte minu tegudest ja nii edasi, et siis ma olen see uus loodu, aga see loodu ei ole ju lõpuni veel viidud selles mõttes, et ma elan selles katkises ihus, eks ju. Lõpuks ka uuendatakse minu ihu ja nii on kõigi rahvastega, nii on ka Iisraeliga ja ta teeb sellest kahest ühe rahva. Vanem vend ja noorem vend ja lõpuks oleme üks perekond. Üks perekond, just nimelt.
jah, tõesti tegelikult algusest vaadates Abrahami lugu, Jumal on kogu aeg rääkinud perekonnast talle tegelikult. Tema nii-öelda füüsilised lapsed, mida ta tollel ajal ei mõistnud, et ka usulapsed, kes siis usu kaudu on sellesse samasse Jumala perekonda sisse tulnud. Et see on üks väga-väga ilus lugu tegelikult niimoodi vaadates ja räägib ka nagu Jumala südamest selle asja taga. Kui sa mõtled nüüd tänapäeva olukorra peale Iisraelis, see on jällegi koguduse jaoks väga põletav teema ja ma arvan, et ükski kristlane ei pääse Iisraeli teemast mingis mõttes, et me näeme alates 7. oktoobrist 2023, kui toimus suur massimõrv tegelikult Iisraelis Gaza piiriäärsetel aladel ja Iisrael sõjaliselt sellele vastas ja ütleme, see sõda seal tänaseks on rahuleppeni jõudnud, vähemalt mingisuguse esialgse, me ei tea, me näeme, kas see on püsiv või ei ole, aga noh, 10 000 inimesed on selle käigus hukkunud ja see on selline väga valus ja põletav olukord kogu ühiskonna jaoks, et mis on ka omamoodi selline kummaline, võib-olla vaimne märk on see, et see teema on põhjustanud maailmas sellise nagu veelahkme, et mitte iga sõjaga ei ole 10 000 inimesed tänavatel lippudega protestimas, eks ju seal ja et tundub, et siin toimub nagu midagi enamat ja see ka Eesti kristlase ette nagu, või nagu see pressib sisse, et mingi seisukoha peaks võtma. Kuidas sina näed seda tänast olukorda ja kuidas kristlane peaks sellesse suhtuma? No vot, me elame ju tegelikult väga katkises maailmas ja kui on ideaalis oleks ju nii, et ei oleks sõdu, ei oleks kõike seda, ei oleks seda 7. oktoobrit, ei oleks holokaust, ei oleks paljusid muid asju. Me sooviks, et neid asju ei oleks, aga nad on. Ja nüüd, kuidas selles olukorras nagu ellu jääda? Noh, igas mõttes, ma mõtlen sisemiselt ja terveks jääda. Ma usun, et ikkagi on see sama, millest me oleme peaaegu terve saate rääkinud, et meil on oluline see, et me läheme Jumala ette. Ta on millegi pärast niimoodi asjad seadnud, et ükskõik mis teema me võtame oma elus ette, see on see, et see isiklik suhe Kristusega, see isiklik osadus. Ma ei saa kellelegi ütelda, mismoodi ta peab mõtlema Vene ja Ukraina sõja kohta. Ma ei saa kellelegi ütelda, mida ta saab või võib või peab mõtlema selle konflikti kohta, mis oli Iisraelis. Ma saan ütelda ühe asja. Kristus on meid lunastanud kõigest ja ta on täna kättesaadavaks teinud iseennast meile igal ühele sellisel viisil, et kui me palume, et Jumala vaim tuleks meie sisse ja hakkaks meile kõnelema asjadest, siis kui sa seda teed, siis sa saad osa millestki, mis ei ole pärit sellest maailmast. Ja kui sa saad sellest osa, siis tema hakkab sulle rääkima ja ta hakkab sulle avama asju. Ja siis ühel hetkel sa avastad, et on teisi, kellele ta on rääkinud samamoodi. Ja siis tekib mingisugune nii-öelda arusaam või mõistmine või taju kõigest sellest. No ma läksin nüüd võib-olla kaugele ja hiilisin mingis mõttes teadlikult sellest vastusest kõrvale, kuigi mitte. Asja mõte ja tuum ongi see. Jumal on ajaloo Jumal. Midagi ei sünni ilma tema teadmata. Ja ma selle jätaks siia. Ja ma arvan, et sa ei hiilinud võib-olla teemast kõrvale, aga see on võib-olla, ma ütleks nagu kõrgem tee, et kui ma peegeldaksin sulle tagasi, mida sa mulle just ütlesid, et Jumal on kutsunud kristlasi mingis mõttes kõrgemale teele ja see tähendabki seda, et ühtepidi see annab nagu võimekuse vaadata seda konflikti nagu õiges valguses, et ühtepidi sa näed, et Iisraeli rünnati. Sa näed, loomulikult ei ole küsimustki, et massimõrv ja selline julmus, et see on kuradi töö, et see on teemonlik, et see on täiesti vale. Sa näed Iisraeli õigust ennast kaitsta ja teistpidi sul ei kao ära südamest see, et
Gazas inimeste surm ei ole ka Jumala tahe, et ka nemad on tegelikult sellise nagu rõhumise all, valede ideoloogiate küüsis näinud ainult surma ja ainult räägitakse neile surmast, õpetatakse tapma, et sa nagu suudad Kristuses näha mitte ainult seda nii-öelda oma poole valida ja siis öelda, et noh, mis see minu asi on, mis teistest saab, vaid kuidagi sa suudad minna selle olukorra keskele ja tegelikult läbi armastuse, aga samas mitte tõde kompromiteerimata nagu seda asja vaadata. Kas ma mõistan õigesti, mida sa mõtlesid? Okei, no lähme vaatame seda asja natukene. Kui ma olin ühel Jeruusalemma palvus hommikusöögil, siis seal oli üks araablasest pastor, kes just selles piirkonnas on koguduse pastor. Ja ta rääkis, milline on see olukord seal ja see ei ole kuidagi lihtne, ei tema ega tema isa jaoks, kes oli ennem teda pastor seal. Ta sai loomulikult muslimite poolt peksa korduvalt ja on teda ähvardatud tappa ja nii edasi. Ühe asja, mida ta huvitavalt ütles, et ortodoksi juudid on teda toetamas. Miks? Sellepärast, et ta toob lootust sellesse piirkonda, sellesse kohta, kus on ainult surm ja häving. Ja ta rääkis oma kogemust ja ta avas nagu seda poolt. Nüüd, kui me vaatame seda ja miks ma olen ütelnud inimestele ka, et kes on väga nii-öelda Palestiina riigi siis soovijad ja toetajad kõigele sellele. Ma ütlen, et minge ja rääkige nende inimestega, minge saage kokku, minge kohtuge võimalusel nende inimestega, kes seal on. Sest et väga palju, mida me tegelikult siin absoluutselt ei mõista, nagu sa mainisid, koolis õpetatakse lastele. Teil tuleb vihata neid, teie naabreid. Ja õilis on see, kes omal pommivöö ümber paneb ja laseb ennast õhku. Seda õpetatakse koolis, lasteaiast peale, koolist peale õpetatakse lastele selliseid asju. Ja siis sa mõtled, et kuidas selline inimene saab üldse nagu terve psüühikaga või tervelt nagu kasvada sellisesse kohta. Meil pole sellist arusaama. Me siin läänemaailmas arvame, et me teame. Just. Sellepärast vahest mul läheb punasesse, nagu öeldakse, et kui keegi hakkab rääkima, et kuidas peaks olema, ilma selleta, et ta oleks seal kas koha peal käinud, nende inimestega suhelnud või sellest asjast üldse mingisuguse pildi saanud. Kas juudid tahavad palestiinlasi tappa? Ei taha. Nad teevad kõik selleks, et mitte neid tappa. Aga ma tooksin siin ühe näite. Meil siin meeste hommikul tuli ükskord üks mees. Ja ta oli natuke purjus. Reeglina ei lase inimesi, kellel on kas alkoholi või siis narkojoobes olek. Aga tookord me tundsime, et las ta olla siin. Ja siis ta hakkas mulle rääkima. Ta ütles, et kas ma võin pastor suga rääkida, sellest on mitu aastat möödas. Ja ta ütleb, et ma olen palgasõdur ja ma tulin missioonilt. Ja ma ei suuda elada selle koormaga, mis mul on. Ja siis ta ütles mulle, et ma olen palju inimesi tapnud, aga see viimane ei lähe mul silmade eest ära. Ja siis ta kirjeldas seda olukorda. Ja ta ütles, et nende poole liikus üks 7-8 aastane tüdruk. Ja ta nägi, et tal on pommivee ümber läbi sihiku. Ja ta tuli nii lähedale, ta ütles, et ma ei saanud teda lasta. Aga ta tuli nii lähedale, et terve see nende rühm oleks õhku lastud. Ja ta ütles, et ma panin silmad kinni ja lasin. See on see elu, kus me oleme. Ja see on see koht, kus Iisraeli noored mehed peavad tegema valiku. Ja nad ei taha seda teha. Nad ei taha hävitada seda rahvast. Need inimesed, kes siin täna räägivad, et nad teevad genotsiidi,
Kuule, nad saadavad läbi raadiote, läbi telefonide, minge varjendisse, jookske ära, eks ju, et nad peavad hävitama selle terrori, mis seal tegelikult neid omakorda tahab hävitada. Neil ei ole valikut. Ja siin lääne mõnusas ühiskonnas istudes kuskil tugitoolis juues Coca-Colat või mõni sidrunit vett on ju ja kõvasti arvates midagi. Ma arvan, see on ülekohtune. Ma tunnen isiklikult mitut inimest. Üks on mu väga hea sõber, kelle poeg on erivägedes Iisraelis ja seal samas Gaza sektoris olnud. Ja ta kirjeldab seda olukorda seal ja ta ütleb lihtsalt, et ta tahab armeest ära tulla, kui ta aeg täis saab, sest et ta ütleb, et see on lihtsalt midagi sellist, mida sa ei suuda taluda. Lihtsalt nii on. Ja nüüd, kas Iisraelil on mingi valik? Tal on valik, kas alles jääda või siis saada täielikult hävitatud. Kahjuks seal sektoris erinevad riigid, kes ka seal ümbritsevad, on otsustanud, et Iisrael tuleb maa pealt ära hävitada lihtsalt. No ja mida sa siis teed? No kui meile tuleks eestlastele öeldakse, et siin on mingid naabrid, kes ütlevad, et lihtsalt Eesti tuleb ära hävitada. Iga viimane kui üks tuleb ära hävitada. Läänemerre ajada. No niimoodi, et ei ole mitte kedagi. Mis me siis teeme? Ja seda riigi rajamisest alates tegelikult, et ongi need, kes seal piirkonda tunnevad, kes on seal kaua elanud. Ma just sattusin vaatama hiljuti ühte täiesti suvalist intervjuud mingi iraanlasega Londonis, kes on selle Iraani režiimi vastu ja temalt küsiti ka Iisraeli-Palestiina konflikti kohta ja ütleme nii, et kõik nad teavad, et see nii on, et need ideoloogiad Iisraeli hävitamiseks, et see on nagu selle tänase Palestiina liikumise alus on olnud Iisraeli hävitada tegelikult. Just nimelt, võtta see sama need tunnelid, eks ju, mida on nagu mingid 100 kilomeetrid ehitatud, mis rahadega, nende rahadega, et sinna on külmatud hunnikus ja hunnikus, eks ju, loodetavalt humanitaarabi ja selle piirkonna üles ehitamist, kuhu see on läinud. See on läinud tunnelitesse, eks ju, see on läinud mingisuguse sõjatehnika soetamisele ja kõige sellele, eks, et hävitada seda riiki, kes ja Iisraelis on huvitav see ju. Araablane, kes saab haavata. Kui ta on haavatuna maas, mitte küll sõja nagu sellises olukorras, aga näiteks bussi või selle sama näiteks enesetapu terroristi poolt, siis Iisraeli kiirabi võtab ta peale, ravib teda, teeb ta, saad aru, eks. Aga see hävitaja võib olla tema enda sugulane, see, keda ravitakse seal. Juudid ei tee vahet. Inimelu on seal väga püha. Nad võtavad selle kes võiks ütelda, on õpetanud võib-olla seda noort last seal ja ta võtab ja ravib ta terveks ja teeb. Ja see on täiesti teistsugune mõtteviis. Iisraeli jaoks või siis juutide jaoks seal inimelu on püha. Aga seal, kes seal teisel pool on, nende jaoks kahjuks ei ole. See, kui sa oled märter, kui sa lased ennast õhku, siis sa saad, ma ei tea, 7. või mitmendasse taevasse sa saad seal, eks. Ja nende mõtteviis on teistsugune. Sellepärast ma ütlen, et siin läänemaailma inimesel ja selle mõtteviisiga, mis meil siin on väga ülekohtune arvata midagi. Ja sellepärast ma veel kord ütlen, et tuleb minna koha peale ja näha, rääkida ja suhelda ja saada ja alanduda ja mõista, mis tegelikult toimub. Mitte üleolevalt kuidagi siin paugutada, olgu see sotsiaalmeedias või mõnes muus meedias. Ja meil kahjuks saateaeg on lõppemas. Võib-olla võiks selle kõik kokku võtta tegelikult selle sama kirjakohaga, et paluge rahu Jeruusalemmale. Paluge rahu Iisraelile, paluge rahu nendele inimestele, kes seal elavad. Aitäh, Veiko, sellise sügava ja sisuka vestluse eest. Ja aitäh teile, kallid vaatajad, et olite meiega kaasas. Selline sai sissejuhatav saade sarjale Miks Iisrael? Järgnevates saadetes lähme süvitsi erinevate teemadega, nii et olge ootel ja kohtumiseni.